Saksamaa tööturg on võtnud kasutusse 1 aasta jooksul umbes 1 miljon tööstusrobotit. Maailmas on tippriigid on Hiina, Ameerika Ühendriigid, Lõuna-Korea, sama Singapur ja 5. kohal maailmas on Saksamaa, kes praegu hetkel teeb väga palju pingutusi. No mitte nad ei vihka inimesi, vaid nad püüavad konkurentsivõimes ellu jääda. Ühe tööstusroboti optimaalne võimekus on kuskil 4,5 täis inimtöökohta. Ehk siis Saksamaa tööstus on võtnud tööle nii-öelda 4,5 miljonit inimest täistöökohtadena, mille pealt nad ütlevad, et nad ei maksa sotsiaalmaksu, nad ei ole ametiühingutes, nende lapsed ei haigeks, nad ise ei haigeks, nad ei käi puhkusel kunagi. Aga mis on kõige olulisem, millele rõhutatakse, on see, kui meil on vaja oma töökollektiivis üks uus funktsioon töötajatele selgeks õpetada, siis me saadame nad koolitusele. See koolitus võtab päevi aega. Me viime läbi hiljem eksamit, anname välja sertifikaadid. Kontrollime, kas said aru. Ja kui sa tööstusrobotitele õpetad ühe uue funktsiooni selgeks, siis järgmise tarkvara uuendusega kõik 1 miljon robotit oskavad seda koheselt teha. Ehk siis time to market, see uute funktsionaalsete võimete jõudmine praktilisse rakendusse on midagi sellist, mis on oluline.